Švidtšenko tuleb väljakule. Ja Rikberg vabaviskest toob viiginumbrit tabloole. Sutt Sergejevile veel alla. Seal nüüd tema vastas Sünd. Välja Sutile. Sutt visata tahab, aga kaitses ollakse väga hästi juures ja Sutt paneb viske täiesti mööda. Rikberg jätab Sündile. Ja taas Rikberg üles leitakse. Aga eksib nüüd Rikberg ja Hint päästab tagasi, nii et Hint siin hästi võitles nüüd ja saab sisuliselt veerandaja lõpuni mängida Viimsi. Ja Rikberg Mõronenkot ette võtmas ja tegelikult hästi Rikberg pööras ja oli juba täitsa korvi all, aga .7 sekundit aega. Ja saab Sutt oma poole pealt teele saada kahelt lõiget esimesel veerandajal. Ja Paits on visanud 2 punkti ja võtnud 4 lauapalli, aga samas patustanud ka 3 palli kaotusega. Ja Keila poole pealt Kupstaselt 5 punkti, 3 lauapalli esimesel veerandajal. Ja teist veerandajaga Viimsi alustab koosseisus Hint, Kokk, Sünd, Rikberg ja Hint kohe siin kiirrünnakus ja Pahv suudab piisavalt tugeva vea teha, et siit 2+1 ei tule. Ja Švidtšenko jäi veel nimetamata Viimsi teise veerandaja algviisikust ning Keilal Pahv, Sutt, Küttis, Sergejev ja Kaido Saks, võistkonna kapten, platsile tulnud. Ja ei lähe Hindi vabavise ja vabavisked täna Viimsil 8-4. Läheb ka teine mööda, nii et siin sellises skoorivaeses mängus on need kaduma minevad punktid eriti valusad. Sutt. Ja Sutt sealt keerutab, aga punkte siit juurde ei tule. Rikberg. Sündile. Sünd veel Kokale, otsitakse Hinti, Hindi vastas Küttis. No korvialuses võitluses annaks siit eelistuse Hindile ja Hint kohe seda ka tõestab. Ja viib kodumeeskonna juhtima. Sutt ja nüüd väga lihtsalt pääses läbi, sealt ei astunud mitte keegi vastu. Rikberg. Seal kattega mängitakse, aga endiselt ainult Rikberg põrgatamas ja saab korvi alla välja, aga sealt lüüakse pall käest lahti. Sünd kohe viskele mööda, kellele lauapall, Sergejev korjab selle. Ja Sutt palliga üle tulemas, Saks seal kattega abistamas, pikend popp, aga ei saanud kohe Saks visata, Pahv veel Saksale, Saks edasi Sutile. Ja lõpuks Pahv viskab. Eks rünnaku aeg hakkas lõppema ka, ei olnud taas hea lahendus Keila poolelt. Pikalt vabana ootas ja võib-olla liiga kauaks jäi ootama, et Rikberg ei näinud kohe Jaaksoni
siin vasakul äärel, vaid pani söödu alguses Sündile ja Sündi kaudu alles Jaaksonini see pall jõudis ja mõnikord viskajad niimoodi praevad ennast juba läbi enne, aga Sergejevilt nüüd hea sooritus. Rikberg. Ja hästi Ševtšenkoga kokku mängimas ja siit 2 punkti tuleb juurde, taas viik, 18-18. Sutt. Sergejevile, Pahvile veel ja Pahv keskpositsioonilt. Ja kukub nüüd õnnega pooleks see pall sisse. Jaakson. Ja siin Keilal nüüd 2 vahetust korraga, Kovaljov ja Kasemets mängu. Jaakson. Ševtšenko sealt katte pealt suurt kasu ei saa, Paits nüüd kaugel korvist, Rikberg. Ja viimased sekundid tuleb visata, Rikberg sisse ja toob 2 punkti ära. No Rikberg on võimas täna. 10 punkti nüüd tema arvel. Sutt. Livastub seal ja Rikberg taas vahel. See peaks olema juba 4. vahelt lõige. Aga Kasemets võtab kohe vastu ja lahendab rünnaku ära. Jaaksonile alla ja Jaakson saab sealt viskele, aga eksib ja Kovaljov lauas. Ja Sutt saab nüüd hea söödu sealt küll Kasemetsalt, aga paneb vastu laua äärt, et Sutt on natukene liimist lahti siin. Ei olnud keeruline vise, aga Sutt on täna juba mitu sellist lihtsamat ja mitu ka raskemat viset mööda pannud. Ja taas viimased sekundid, Rikberg peab lahendama ja kuidas see on kõige lihtsam lahendada. Mine pane pall korvi. 13 punkti Rikbergi arvel ja Kovaljov nüüd Paitsist nagu seisvast postist mööda ja sealt veel Paits teeb rumala vea otsa, 2+1. Ja Ševtšenko tuleb mängu Paitsi asemel. Kasemets 34-28. Viimsi eduseis ja 1,5 minutit jääb esimese poole lõpuni. Kupstas Tamkivile, Tamkivi hinti ette võtmas, hästi hint seisab kaitses ja Tamkivi eksib ja Rikbergile lauapall. Rikberg endiselt palliga, lõpuks nüüd läheb sööt Jaaksonile, saab Rikberg tagasi, Ševtšenko, kas läheb nüüd Tamkivi vastu tegema ja hästi pöörab ja toob 2 punkti ära. +8 taas Viimsile. Kupstas. Ja mängib ennast seal natukene kinni, suudab küll Moronenkole ära sööta, aga Moronenko vise läheb päris mööda ja 44 sekundit veel minna. Ja kas võtab Viimsi siit 2 rünnakut, et tehakse 1 lühem ja siis saadakse veel pärast Keila rünnakut
veel korra rünnata või ikkagi otsitakse rahulikult. Hint. Jaakson Hindile. Ševtšenko tahab taas palli saada. Hint aga võtab nüüd rünnaku aja lõpus 3. Ja siit võtab, tundub, et Valdo Lips vaide. Ehk siis Rikbergile. Rikberg ei võta kohe viset. No jääb Keilale piisavalt aega, et siin üle tulla. 7 sekundit on rünnakuaja ja mänguaja vahe ja Rikberg seal nüüd mängis ennast raskesse olukorda, aga suudab veel palli päästa, kuid kuna pall rõngast ei puutunud, siis saab rünnakuaeg läbi. Nüüd tuuakse Sünd tagasi ja Rikberg, ei siiski Jaakson võetakse puhkama. Ja pannakse natukene aega juurde ka kellale. Tundub, et 7 sekundit peaks sinna tulema. Meil lausa 7,7. Ehk siis pea 8 sekundit Keilal aega ja sellega jõuab küll ilusti üle tulla ja siin vajadusel veel kõrvalegi sööt anda. Ja Kasemets rünnakule tormab, aga jookseb seal. Vaatame, esialgu tundus, et Sündile otsa, aga siit on näha, et Sünd siiski jookseb Kasemetsale sisse ja tuleb viga. Ehk siis jääb nüüd ja Kovaljovile ning Kovaljov jõuab korvi alla välja, eksib Paitši asemel. Nii et Ševtšenko, Sarap, Jaakson, Sünd ja Rikberg hetkel Viimsil. 10 sekundit veel rünnata. Rikberg palliga, Kovaljovi seal nüüd ette võtmas. Välja Sarapile ja Sarap eemalt eksib. Ja seal hästi nüüd Keila mängijad blokeerivad lauas ära. Kütis ja ei suuda sinna puhtalt Kuptasele ära sööta, aga palli valdamine jäi ikkagi Keilale. Nüüd on 4 sekundit jäänud, Kasemets peab viskama ja paneb 3 ära, 52-45. Ja Jaakson nüüd näitamas kindlat liikumist, sööte Sündile ka läheb. Ja natukene ümmarguseks on jäänud see Viimsi rünnak. Jaakson läheb nüüd ise seal tegema. Ja kas jõuab viskele veel? Jõuab Rikberg ja paneb palliga korvi, nii et vähendab vahe 5 punkti peale. Kovaljov veel Kupstasele. Ja Ron Laanemaa mängu tulemas, nii et esimesed sekundid siis Laanemaal sel hooajal ka raskest vigastusest taastunud eelmise hooaja esimeses pooles. Seal ühes mängus põlv alt läks ja
pika taastumise on Laanemaa läbi teinud ja saame näha siis, kui hästi täna mänguks valmis on. Ja Laanemaa palli saab ja palliga üle tuleb. Pahv seal tema vastas. Leiab Sündi. Jaakson vabanemas, aga Moranenko teda päris kaugele jälitamas ja nüüd on viimased sekundid. Sünd peab otsima viset, kas jõuab palli teele saata, jõuab, aga see on nii raskest olukorrast, et ei puuduta rõngastki ja nüüd Keila, kas saab jooksma, Kovaljov toob kiirelt palli üle ja läheb ta Švõtšenko vastu tegema ja paneb kahe käega ülevalt alla ja Keila on hoos ja kogu pink on selle soorituse peale loomulikult püsti ja tõesti selline väga kaval liikumine Kovaljovilt oli, tuli kiirelt üle, väike paus ja siis pani uuesti käigu sisse ja Kovaljov taas palliga üle tulemas. Nüüd jätab siiski Kasemetsale ja +9 juba Keilale, kui siin 30 sekundit veel kolmanda veerandaja lõpuni ja nüüd eksib Kasemets tegelikult üsna lihtsalt positsioonilt. Laanemaa tuleb kiirelt üle, jätab Jaaksonile, Jaakson kohe viset ei võta, Kupstas seal tema vastas, Keila saab tegelikult veel ühese vea teha. Ja Jaakson läheb nüüd seal selge ees tegema Kupstase vastu ja kas see viga oli tehtud viskel, nii näitab kohtunik Rainis Värv ja Jaaksonit ootamas vabavisked. Jaaksoni arvel 9 punkti, 3 lauapalli, aga on ta patustanud täna ka 4 pallikaotusega. Ja Kokk läks nüüd sinna vahetusalasse, ehk siis kui Jaakson tabab ka teise vabaviske, siis pingile saab ja Kokk viimaste kaitseepisoodi läheb mängima. Nii on -7 Viimsi poolt vaadatuna. Ja kas Keila suudab siin viimase rünnaku nüüd ära lahendada ka kolmandal veerandajal, nii nagu suudeti teisel. Kasemets, Laanemaa tema vastas. Pahvile veel sööt, Kasemets saab tagasi, viimased sekundid ja Kasemets korvi alla välja ja toob 2 punkti ära, nii et Keila läheb viimasele